Tere hommikust ja armu ja rahu lisatagu rohkesti meile kõigile. On 22. veebruar aasta 2026, pühapäevane päev, pühapäevane hommik ja on suur rõõm, et oleme taas Jumala armust võinud kokku tulla. Tervitame kõiki ka, kes te jälgite meid interneti kaudu. Ja ma tean, et neid vaatajaid on ka väljapool Eestit ja elavad kaasa sellele, mis toimub siin meie armsal saarel. Me oleme käsitlenud ja käsitlemas sellel kuul ka sellist teemat, mis kannab pealkirja Viljakas elu Kristuses. Oleme kuulnud erinevaid Jumala sõna kirjakohti ja siis selgitusi nende juurde ja täna siis veebruari viimasel pühapäeval lõpetab selle teemade sarja ühel viisil. Muidugi see jätkub kogu aeg, sest me elame Kristuses, meie armas õde Angela. Ja paneme siis hoolega tähele, mida Angelal täna öelda on. Ja ma usun, et see, mida ta jagab, on kindlasti üks julgustav ja kinnitav ja õpetlik sõnum ja vajalik meile kõigile. Aga mida tähendab viljakas elu üldse Kristuses? Ma arvan, et selles osas on Johannese evangeelium väga hästi andnud ka selgituse. Loen siit vaid ühe salmi, Johannese 15.5, mis ütleb: mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. On selge, et me kõik igatseme, et meie elu ei oleks tühi ega viljatu ja et mingi vili meie eluski oleks. Me soovime, et sellel oleks mingisugune oluline tähendus, mõju ja et see kestaks. Kuid Jeesus tuletab meile midagi väga olulist meelde, et ta ütleb, et tõeline viljakus ei sünni ainult meie pingutustest või meie andekusest, vaid Püha vaim on see, kes seda vilja kasvatab. Nii et see on ühel viisil, võiks öelda, üks Jumala töö meie sees. See on rõõm, see on rahu ja teisi vaimuvilju ka, mida me käsitlesime eelmisel pühapäeval Galaatia kirjas. Me nägime, et see on Jumala vaimuvili tema laste sees. Nii et täna ei ole ka, ma arvan, me tulnud siia ainult lihtsalt teadmisi juurde omandama, vaid saama pigem sellist kinnitust ja julgustust, et Kristus meie sees on see, kes aitab meid vilja kanda. Ja valmistame muidugi oma südant tugevamalt Kristuses, sest ainult temas ongi meil elu ja ainult tema kaudu me saame ka neid vilju kanda. Nii et avame ka täna oma südamed sellele, mida Jumalal on öelda. Võtame vastu tema käest ka need tõesõnad, mida ta siis laseb oma sulasel kuulutada. Aga muidugi me kiidame Jumalat üheskoos ja palvetame ka üheskoos. Ja meile on toodud ka täna üks eestpalve soov ja nimelt palutakse eestpalvet ühe 35-aastase 2 lapse ema eest, kellel avastati 3. staadiumi agressiivne rinnavähk, nii et tõsine katsumus sellel inimesel. Aga me teame, et Jumala tõotused ei ole muutunud kehtetuks, need ikka kehtivad ja need annavad meile ka julguse ja kindluse, et me võime tulla ka selliste palvetega Jumala ette ja usaldada Jumalat, et ka need väljakutsed, mis inimestel on nende eludes, mis puudutavad ihulikku tervist, ka nendel on võimalik kogeda Jumala tervendavat väge. Nii et tõuseme ja toome selle armsa inimese Jumala ette ja palume siis, et Jumal teda tervendaks ka. Isa taevas, me täname sind, et võime olla täna taas sinu lastena selles paigas koos, tuua sulle kiitust ja tänu, et sa elad, et sa kõneled päikese tõusust päikese loojanguni ja sinu püha vaim on ikka see, kes avab, Jumal, sinu sõnad ja sõnumid meie jaoks ja teeb need elavaks ja me võime toetuda sinu sõnale. Igaüks oma elus täpselt samamoodi. Jumal, me toome selle kalli naisterahva ja 2 lapse ema sinu ette täna usus, et ka sellel armsal inimesel
on võimalus ja võimalik kogeda, Jumal, sinu tervendavat väge. Enne kõike me palume, et tema süda oleks avatud sinule ja issand, et sinu tõesti tõelised tõesõnad puudutaksid tema elu. Issand, kanna ja hoia teda. Ja me palume ka, et need inimesed, kes teda tunnevad, kes temaga kokku puutuvad, võiksid olla tema kõrval kui ühed julgustajad ja kinnitajad ja suunajad. Tänu sulle, Kristus, et sina oled see, kes sa tervendad, kes sa tõesti juhatad ja juhid meid õiguse rööbastesse oma tõe pärast. Issand, tänu ja kiitus sulle ja sa näed, kui täna ka siin meie keskel on inimesi, kes kannavad murekoormaid ja raskusi, siis usume, et sinu sõna, mida täna kuulutatakse, võib tuua ka nende inimeste jaoks ühe selguse ja vabaduse. Ja Jumal, et nad võiksid kogeda ennekõike sinu armastust ja kinnitust sellest, et sa hoolid ja kannad neid läbi. Tänu ja kiitus kuulugu üksnes sulle, Jeesus. Aamen. Täname nüüd issandat. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Julgelt tulen trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Sinu palge seisan ma, issand, sinu palges, sinu palges, sinu palges, sinu palges, seisan ma. Armastuses tegid tee meid, astuda võid sinu ette maa. Sinu armust mitte miski lahutada enam mind ei saa. Armastuses tegid tee meid, astuda võid sinu ette maa. Sinu armust mitte miski lahutada enam mind ei saa. Sinu palges, sinu palges, sinu palges, sinu palges, seisan ma, issand, sinu palges, sinu palges, sinu palges, Jumal, sinu trooni ees, sinu palges, seisan ma.
Jeesuse vereväis on meil kindlus Jumala ees, et julgelt siseneda kõige pühamasse paika. Jeesuse vereväis. Jeesuse vereväis on meil kindlus Jumala ees, et julgelt siseneda kõige pühamasse paika. Seisan su trooni ees, siin kõige kõrgema lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin, et kummardada sind. Jeesuse vereväes. Jeesuse vereväis on meil kindlus Jumala ees, et julgelt siseneda kõige pühamasse paika. Seisan trooni ees, seisan su trooni ees, siin kõige kõrgema lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin, et kummardada sind. Jeesuse vereväes. Jeesuse vereväis on meil kindlus Jumala ees, et julgelt siseneda kõige pühamasse paika. Seisan su trooni ees, siin kõige kõrgema lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin, et kummardada sind. Seisan trooni ees, seisan su trooni ees, siin kõige kõrgema lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin, et kummardada sind. Olen siin, et kummardada sind. Olen siin, et kummardada sind. Oh, glory. Oh, issand. Issand, me täname sind, et me võime seista sinu trooni ees. Et me võime tulla sinu ette ühe kiituse meelega, ühe kiitva südamega. Isa, me täname sind. Sinu armu au järg on avatud, sinu troon on avatud täna andeks andmisele ja puhtusele ja puhastamisele. Issand, me täname sind. Glory. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all.
sulle kuulub sinu kogutud. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, 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 nimi üle iga nime, üle päe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald, igast ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogutud. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, 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 nimi üle iga nime, üle päe ja iga ime. Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate ja veel. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle päe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Kiitus kuningate kuningale. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle päe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate ja ükskord veel. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle päe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Kuningas Jeesus, me austame sind. Me kummardame sind. Me kummardame sind, Jeesus. Vau, kiitus Jumalale, nimi üle iga nime. Ütle seda oma sõbrale ka, et Jeesus armastab sind ja mina armastan ka sind. Liikuda võid ka veidike ringi, keda sa ei ole jõudnud veel tervitada ja võid soovida midagi ilusat ja head.
tore on olla koos inimestega, kes armastavad Jumalat, kes igatsevad Jumala järgi. Ja rõõm on näha ka, seal on Maria oma väikesega, seal on Simon oma väikesega, Hans ja Grete ja tore, järelkasvu tuleb ja Kristiine seal Märdiga, väga vahva. Kuulge, tulge korraks siia ette ka. See on eksprompt, aga tulge lihtsalt siia, te olete nii vahvad nendega, et äkki saab keegi pildi peale võtta, aga muidugi see läheb video kaudu, aga sellist hetke ei juhtu just iga päev, kus sellised vahvad vanemad oma vahvate väikestega on siin. Nii armas, kas pole? Tänu Jumalale, mul täitsa südames, et tõuseme, sirutame oma käed ja õnnistame neid. Isa taevas, me oleme nii tänulikud, et meie ees on need toredad inimesed, keda sa oled kutsunud, keda sa oled valinud, keda sa oled andnud oma annid, et teenida. Ja sa oled kinkinud neile ka need armsad väikesed lapsukesed, keda sina ka armastad. Ja Jumal, me oleme rõõmsad, et me võime koos täna ühes nendega teenida sind ja tänada sind, et sina oled Issand, kes juhid igat meie sammu. Ja me palume, et vanematel oleks tarkust, oleks julgust, jätkuvalt juhatada oma armsaid, Issand, elama elu koos sinuga. Kingi neile neid rõõmuhetki ja kui on ka raskused ja murehetked, kingi neile tugevust ja anna tarkust, et see, mis sa oled nendele usaldanud ja kinkinud, see on sinu õnnistus. Jeesuse nimel olge õnnistatud. Aamen. Nii armas, võite minna oma kohtadele. Vau, väga vahva. Täna on ka huvitav hetk selle poole pealt, et meile jagab Jumala sõna Angela ja see on tema esimene jutlus ka. Võiks öelda, ta on viinud läbi korjandusi ja jaganud algussõna ja see kõik on tal imehästi minu meelest välja tulnud. Ta õpib Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiblikoolis sellel aastal. Seal nad on saanud lisaks sellele tarkusele ka kogeda sellist praktilist teenimisviisi ja ma arvan, et see ongi üks väga rikkalik osa piiblikooli juures. Et see praktiline osa, see igapäevane osa, see on see, mis tegelikult meid kasvatab Kristuses. Ja mul on nii hea meel, et sa oled täna meiega siin, sa oled meile jutlust pidamas ja see kuidagi viisi on juhtunud niimoodi. Ma usun, et see on Jumala juhatus, et sina teenid täna koos oma vennaga. Armas vend Meelis Kalm, kes on täna meie keskel ja mul on nii head mälestused Meelisega, nii head need hetked 90ndate alguses, kui me usule tulime ja pastor Velloga koos siin mööda Saaremaad ringi reisisime, aga mitte ainult, vaid ka Soomes ja Venemaal ja nendel reisidel oli kogeda Jumala sellist kandmist ja armastust ja väge ja see on midagi sellist, mida inimlikult sa esile kutsuda ei saa, vaid see ongi nagu üks Jumala osa, mida ta kingib oma rahvale. Ja mul on hea meel, et Meelis on öelnud täna jah ka, et ta on juhatamas sisse korjanduse osa, nii et enne kui siis anname Meelis sinu õele mikrofoni, ma kutsun sind siia ja annan sinule sõna siis, et enne kui paneme korjanduse kokku. Armas, nii tore. Tere! Ma olen siis Meelis. Ja tuli välja, et ma olen Angela vend siis. Ja ma ei ole siin ees eriti käinud, sest et ma olen siin kogudus üldse vähe käinud, aga mulle ei meeldi ka siin ees olla. Ja tubli kallis abikaasa tuli mind toetama siia ja siis meil on kolm kallist poega kodus, enam mitte kodus kõik, et selline. Ma loen Jumala sõna, et sellist traditsioonilisest kirjakohast 2. Korintuse 1:6-8. Aga see on nii, kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.
igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nõrninult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Amen. Jumal armastab rõõmsat andjat, jah. Et see on siis, teeme siis nii, nagu see kirjakoht ütleb, et annab siis julgelt ja rõõmsalt, et Jumal seda õnnistas ja Jumal ja armastab meid. Aga üks teine kirjakoht, mida ma tahtsin veel rääkida, oli tegelikult paljudki ilmselt kuulsid ja nägid, meistrite töökojas oli see meie siiani koguduse pastor Margus Mäemets ja ta tõi näite, kuidas kogudusest noored nagu lahkuvad ja lähevad välja, lendavad välja ja kuidas nad tagasi tulevad. Ja seal ta tõi sellise kirjakoha, et viska oma leib vee peale, sest pika peale sa leiad selle jälle. See on selline huvitav kirjakoht, see nagu puudutas ja kuidagi nagu, ma mõtlesin, sellest on nagu huvitav nagu see välja tuua. Et see on selline, et põhimõtteliselt selle kirjakoha tähendus oli siis see, et ole helde ja tee head, et isegi midagi nagu tagasi ootamata või lootmata, et see kohe sulle nagu tagasi kajastub. Ja siis, et see, nagu see teine pool ütles, et pika peale sa leiad selle jälle, et see on nagu Jumala lubadus, et see tuleb sulle tagasi. Et ette ootamatul ajal või millalgi niimoodi, et millal sa ei oska seda ette arvata. See julge samm ja midagi head teha ja see kindlasti tasub ära ja tuleb tagasi. Jah, selline, ma ei oska praegu midagi väga muud ütelda. Siis palume õnnistust sellele korjandusele. Jah, kallis taevane Isa, täname sind, et me võime tulla sinu ette ja issand, tõesti me õnnistame seda korjandust, mida me kokku paneme, issand, ja me palume, issand, et kui see on pisku, issand, et sellest piskust võis kasvada suur. Issand, et sina õnnistad neid, kes seda kasutavad ja kuhu seda on vaja kasutada. Issand, tõesti nagu oli, et sellest 5 leivast ja 2 kalast ka, issand, kui palju inimesed said söödud, issand, tõesti. Et me palume sellele korjandusele praegu, selle ohvrile issand sinu õnnistust ja tõesti tarkust. Issand, tänu sulle, issand, kõikide õdede ja vendade eest, kõik selle, kes meid siin kuulavad ja on kokku pannud, kes on sirutavad oma käe, issand, tõesti panna sinna ohvrikarpi või kes teevad neti kaudu, issand, tõesti tänu sulle, issand. Ole kõik õnnistamas ja jätkuvalt, issand, palume õnnistust selle tänasele koosolekule sõnale, mida me hakkame kuulma. Tänu sulle, issand, Jeesuse nimel. Amen. Suur tänu, Meelis. Väga hästi. Suurepärane. Nüüd me laseme korvid siit ringi käima ja siis saate panna oma armastuse Anni ja mina nimetan sellel ajal ka siis mõned teated, mis puudutavad järgnevat nädalat. Meil on võimalik järgmine nädal, me teame, et me tähistame Eesti Vabariigi 108. aastapäeva ja siis elame kindlasti kaasa ka TV vahendusel oikumeenilisele jumalateenistusele, mis kantakse üle. Aga teisipäeva õhtul on võimalus ka tulla siis siia kokku ja osadusgruppi, mida siis Veljo on läbi viimas algusega kell 7. Kolmapäeva hommikul on võimalik ikka tulla palvehommikule, see algab kell 10. Neljapäeval nüüd, kes saab ja kellel on tahtmist, siis kutsume teid väikesele talgupäevale. Kella 10 veame natukene jälle küttepuid sisse, sest paistab, et talv veel ei taha järgi anda ja ikka ahju tuleb kütta. Nii et kellel meesterahvad, iga naised on ka teretulnud õed. Et seal ei ole midagi väga rasket, lihtsalt on üks väikene moment, kus toome koos puud sisse ja niimoodi saame jälle soojalt edasi elada. Reedel on kogunemas meie noored algusega kell 7 ja nendele jagab seekord mõtisklust, Jumala sõna, pastor Simon Krahv, kes veel on sellel hetkel Saaremaa pinnal ja Eestimaal. Ja pühapäeval siis tuleme jälle rõõmsasti kokku
kokku, kella 10 pakume hommikukohvi ja kellel võimalust ja tahet, siis ka saab olla hommikupalvest teisel korrusel koos. Ja Jumala teenistus, nii nagu ikka, kella 11 ja järgmine pühapäev jagan teiega siis Jumala sõna mina ja on uus kuu ka siis juba ja me hakkame vaatama, mida tähendab palve ja paastuvägi, sest oleme jõudnud paastukuusse ja me teame, et Jumala sõna julgustab palvetama ja paastuma ja see ei ole lihtsalt midagi, mida me teeme traditsiooni pärast, vaid sellel on ka üks väga sügav vaimulik mõju ja tähendus inimese enda elus, aga laiemalt ka. Nii et järgmine pühapäev kell 11. Meil on olnud ka sellel nädalal mõned sünnipäevalapsed ja üks sünnipäevalastest on täna meie keskel ja kellel ongi täna päriselt sünnipäev. Ja see on pastor Vello Usin, ole hea, tule siia, ja Svetlana on ka tähistanud sellel nädalal oma sünnipäevaga, teda ma ei näe praegu siin. Aga suur rõõm on, et meil on selline Jumala mees ja kallis vend, pastor Vello, kes on tohutult panustanud ja panustab jätkuvalt, et koos Jumalaga minna edasi, liikuda edasi ja anda see panus, mis veel on anda ja teha seda, mis suudad ja jaksad. Tõuseme ja sirutame oma käed ja õnnistame meie armast pastor Vellot. Kallis isa taevas, me oleme nii tänulikud sinule meie kalli venna pastor Vello eest, keda sa oled kasutanud läbi aastakümnete, et sinu kallis sõna leviks meie rahva keskel. Jumal, me täname, et sa oled kinkinud talle päevi ja palume, et oleks veel palju aastaid, kus ta kogeb sinu armu ja heldust oma elu üle. Ja see and ja annid, mis sa temale oled andnud, võiks jätkuvalt ehitada, Jumal, sinu kuningriiki ka siin maa peal. Issand, me täname sind nende palvete eest, mida tema tõstab sinu poole, tema lähedaste eest, tema laste ja lastelaste eest. Issand, kiitus sulle, et ka need päevad, kus ta näeb veel paljusid palve vastuseid, seisavad ees ja issand, koos sinuga me usume, et sa annad talle kogeda ja tunda oma vaimuväge. Jeesus, me õnnistame oma venda sinu nimel ja täname sind kogu südamest tema eest. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Aamen. Halleluuja. Üks alandliku südamega Jumala sulane. Oi, gloori. Tänu issandale, tänu issandale. Väga hea. Aitäh! Mul on üks tunnistus ka. Ma ei tea, paljud siin vist ei tea seda laulu. Mustades laulikutes on üks selline laul. See päev iial meelest ei lähe, mille Kristus omaks ma sain. 3 päeva veel, siis on minu 50. juubel, vaimuliku juubel. 50 aastat on Jumal läbi kandnud. Ja kui ma olen sellele mõelnud tagasi, kust need päevad on kõik läinud käid, on olnud palju rõõmupäevi, on muresid, on raskus elus olnud. Aga täna võin kindlamalt tunda, et ma seisan Kristuses Jeesus. Kindlamalt teada seda, et tema on minu tarkus, minu õigus, minu pühitsus ja minu lunastus. Täielik panus temale. Ja ühe väikse tunnistuse on ka, kui mul 25. veebruar, ma mäletan seda nii selgelt, kui siis oli Puukirikus evangeelsed nädalad, Uudo Veevo oli Hiiumaalt kõnelemas. Ja mu ema kutsus mind ükskord kirikusse, ühe korra seal ja ma ütlesin, et ma tahan emale head meelt teha, ma käin ära. Ja siis on jälle tükk aega rahu, et siis ta ei kutsu tükk aega ja võt enam ei saanud pidama. Sund oli sees, ma käisin iga õhtu ja muidugi seda kangust on ikka inimesel väga-väga palju ikka küll. Kogu aeg, kui Jumala kutse oli, aga mis ma teen noore mehena kirikus?
Seal oli vähe. Kalev oli oli ka siis, Valtri vanem vend, ja oli ka käis ja siis viimasel õhtul jälle oli kutse, kutsuda eespalvele ja ma võitlesin. Ja siis Jumala vaim tuli nii võimsalt, äkki ütles, täna on sinu viimane õhtu. Otsustad, kas tahad minna hukka igavesti põrgusse või tahad võtta pääste vastu. Vot siis ma enam ei suutnud vastu panna. Ja sellest saab nagu kolmapäeval on 25. veebruar, mul oli sünnipäev veel, olin oma sõpradega koos, ma ütlesin, ma ei tea, nagu prohvetlikult ette, et täna joome viimased veinid veel ära, et rohkem ma vist enam ei joo. Et midagi oli südames ja olime õhtu koos oma vanade sõpradega, jõime veine ja nautisime elu. Aga siis 25. veebruaril tegin selle otsuse ja nüüd on 50 aastat saab täis sellest. See on tõesti, mõtlen muidugi, eks see algas ka väga, võib-olla ma olin puudulik ja vilets, aga mõtlen ühe kogemuse ka. Ma olin tööl, muidugi läbi raskuste käis ka see asi, see ei olnud nii lihtsalt, ma sattusin oma auto alla, auto sõitis jala peale ja siis ma olin haiglas kipsis jalaga ja tulin just sõjaväest ja mõtlesin, et elu on ees lahti. Mul olid sõbrad sõjaväest, kes mõtles, et nüüd hakkame nautima elu. Ja ma ei saanud, ma olin vist nädal aega saanud kodus olla, kui mul pandi kipsi. Siis ma olin kuni veebruari algusen, olin kipsis jala, käisin karkudega ringi ka. Aga nii kange mees on jõuluajal, tõmbas ennast ka täis ikka, nii et ma karkudega kuidagi ikka sain liikus, sõbrad olid ümber muidugi. Aga elu isu oli nii tugev, aga mõtlen, missugused vahendid on Jumalal. Ma ei tea, miks ta mind nii kutsus, et läbi õnnetuse. Me oleme vastupanijad inimesed, mina olin eriliselt vastupanija, ma ei tahtnud. Ma mõtlesin, mis saab noore inimesed, kui usklikuks saab. Kõik elu naudingud on, ma teadsin, ei tohtinud tollal isegi kristlane, ei tohtinud kino poole vaadata. Kui mõni usklik nägi, siis mõistis hukka, mida? Sul on ikka veel need imud sees või? Tahad kinno minna või? Tollal oli väga range kasvatus. Ja muidugi ma olen nii tänulik selle eest, et see oli niimoodi. Ja siis üks kogemus, ma olin tööl autojuhina, pärast seda ma terveks läksin, jälle autojuhin tööle ja olin ühes garaažis, remontisin seal autot, ma ei tea, põlvile ja üks usklik vanemalt laps tuli, ütles, näe, palvevend põlvitab siin, palvetab siin. Ja tead, mida ma kogesin? Jeesus seisis minu ees. Ma tundsin, et mind ei mõjutanud see üldsegi, et Jeesus sai kõik selle endale, selle süütist. See oli selline kogemus, noore usklik on see, ei olnud palju mööda läinud sellest, aga see oli selline, Jeesus seisab meie ees, kui meid naertakse või midagi pilgatakse meid, Jeesus on seal vahel. Tema saab selle endale. Ja see oli, niisugused kogemused on usku kasvatanud. Et ma mõtlen tänu Jumala armule, mõtlen, oma tugevus on väga väike siin. Et Jumal on läbi kandnud siiamaani, sellel hetkel. Ma usun, et ma saan oma 50 usuelu aastapäeva ka tähistada see laul. See päev iial meelest ei lähe, mille Kristus omaks ma sain. Ma tahan seda laulda kuni surmatunnini. See on võrratu kogemus. Kui tänulik ma olen. Ma usun, ma ei ole ühtegi päeva kahetsenud selle 50 aasta jooksul, et ma olen kristlane. Ühtegi päeva. Jumal on valanud üle oma õnnistuste. Kõigis asjades, laste poolt, laste poolt, väliste asjade poolt, õnnistuste poolt, midagi ei ole puudus, millegist ei ole puudus. Kui heaga on täitnud kõik vajadused. Kui imeline, kui ma tagasi kõigi selle vaatan, siis ma ei saa muud kui ütelda tänu Jumalale. Tänu Jumalale. Ta on imeline. Julgustuseks kõigi, kes alustavad kes selle teel on. Ma usun, iial ei tasu kahetseda. Ja muidugi kõige imelisem päev on ees, mida ma väga ootan. Kohata Jeesusega. Nagu tema on. See on elu suur sündmus. Ja ma usun, et ma olen ka jõudnud juba päris sinna ligidale, ega palju, ma usun, ei olegi.
et see kohtumise Kristusega, kui ta kutsub, see on imeline, mida ma ootan. Ja mille osas ma tahan oma südant nii valmistada, et ühtegi musta laiku oleks südames, et ma võiksin julgus igal hetkel olla Jumala ees ja vaadata tema kirkust ja suurust ja au ja ma ei pea häbenema, ma ei pea silmad maha lööma, vaid võin öelda tänu Jeesusele. Tänu Jeesusele, iga sekundi eest, iga tunni ja päeva eest, mis ta veel on kinkinud. Võin tema oma olla, tema oma ja tema on minu oma. Koos käia. Nii et kogudusele ka kindlasti, ma olen paljud on palvetanud, aga praegu ka minu elu kuusub palvest. Tead, ma armastan Jeesust nii väga. Vahel käin jalutamas, siis ma räägin Jeesusega. Tahaks jagada vahel neid ilusaid asju, mida sa näed. Käisin uitsutamas siin ja ühes Torijõe suudmes on nii imeline jää, oli läbipaistev, nii nagu käiksid vee peal ja seal all on kalad. Ja ma käisin vaatamas neid kalu seal ja vaatan neid ja imestan, kui ilus ja kõik see merepõhi on praegu nagu särab päikese käed sulle vastu. Ja mõtlesin, mul ei ole kellega rääkida, aga ma mõtlen Jeesusele. Nii imeline on. Sa oled nii imeliselt loonud kõik. Vaatad vahel seda talvet kah, kui Jumal rüütab kogu meie looduse niisuguse särava, imelise lumega, sätendava lumega. Nüüd tahaks kellelegi rääkida sellest. Aga siin ma võin ütelda, Jeesus, tänu sulle. Nii imeliselt sa teed asju, mida me võib imetleda ja au sulle tuua selle eest. Nii et tänu Jumalale tõesti nende päevade ja hetkede eest ja aina, ma usun, läheb paremaks. Aina paremaks. Lähemale Jeesusele. See on kogu südame soov. Amen. Tänu Jumalale, lähemale Jeesusele ja see on ka meie kuu teema, Kristuses elada. Ja Angela, nüüd on see hetk, kus sina pead oma esimese jutluse ja tänu Jumalale, et see teema ühel viisil on sinu enda südamelähedane teema täpselt samamoodi. Ja ma mäletan nii selgelt see ümbrik, mis siia sa ühel algussõna ajal panid, ütlesid, et näed, kui see ka siia kukub, ma olen ikka temas. Ükskõik, mis juhtub, ma olen ikka temas. Tänu Jumalale, ole hea ja tule jaga nüüd oma suurest piiblist need mõtted ja Jumala sõna ilmutused, mida sa oled saanud ka meiega. Tere hommikust. Nii tore, kõik vastasid. Nii, mul on tõesti suur piibel ja mul on natukene spikreid. Aga kõigepealt sissejuhatuseks oleme korraks koos palves. Issand, ma tänan sinu armastuse eest. Ma tänan sinu kandmise eest ja sinu juhatamise eest. Ja ma palun, Issand, et kallis püha vaim, et sina teeksid selle sõna elavaks. Et sina puudutaksid neid, keda sina tahad. Ja et see sõna saaks külvatud heale pinnasele Jeesuse nimel. Amen. Nii, natuke Alur juba rääkis sellest, kuidas ma üldse siia sattusin, aga ma räägin oma sõnadega kiiresti üle. Selles mõttes siia, et algas asi sellest, et ma läksin piiblikooli. Mul ei ole kunagi olnud mingit ambitsiooni olla jutlustaja. Läksin piiblikooli ja seal on üks osa praktikast, mis on vaja teha oma kodukoguduses. Ja siis meile anti nagu vabalt valida, et igaüks saab ise valida, mis praktikat ta võiks teha oma kodukoguduses, et rääkige oma koguduse pastoriga, mida võiks teha. Ja siis seal ma tean, et 2 noormeest juba andsid nagu tagasisidet, et nad siis ühinesid palvegrupiga ja üks minu teada vist tervitusmeeskonnaga.
Ja üks noormees lastetöösse läks nagu vabatahtlikuks appi. Ja ma mõtlesin, et see praktikaosa on nii tore, sest et ma juba olen ülistuses ja ma teen asju, et midagi ekstra nagu ei, et selles mõttes, et seal ei tule lisaaja kulu, vaid see osa on juba kaetud. Aga praktika juhendajal olid hoopis teised mõtted. Ta ütles, et praktika eesmärk on astuda kaugemale, teha midagi ekstra. Et küsi pastori käest, mis see võiks olla. No ja Alur ütles kohe, ta teab kohe, mis see võiks olla. Ja siin ma nüüd siis täna olen. Loeme koos, teema on ju vilja kandmine. Ja loeme koos Johannese evangeelium, otsin selle siit välja, Johannese evangeelium 15 peatükk. Nii, kohe tuleb ette, siin on mõni leht veel. Nii, 15 peatükk, salmid 1-8. Mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära. Ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge. Nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse. See kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Kellele Jeesus seda rääkis? Ta rääkis oma jüngritele. Ta rääkis nendele, keda ta armastab. Ehk siis see on ka nagu meile. Tema jüngrid, keda Jeesus armastab. Ma võtan siit ühe abivahendi. Alur, kas sa saad aidata mul selle laua? Kui see sinna kõrvale panna. Nii. Ma panen siia ühe poti. See ei ole küll viljapuu. Ma tegelikult otsisin viljapuud, midagi, millel oleks viljad küljes, aga veebruarikuus oli natuke raske leida. Ma käisin erinevates poodides, aga ühesõnaga viljade asemel on siis õied. Kuna ma olen kunagi pühapäevakooli tunde palju läbi viinud, siis kõigile ei piisa jutust lihtsalt. Mõnel on vaja visuaalselt silma ette. Ja siis ma sellepärast kasutan seda abivahendit. Kui me vaatame seda taime ja ma loen uuesti selle, mis ma just lugesin, 15. peatüki 4. ja 5. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. Kui me nüüd seda taime ka vaatame, oksad on ühendatud taimega. Ehk, nagu me lugesime piiblist, viinapuuga. Ja see sama mahl siit igalt poolt jookseb läbi. Te näete, see ei ole liiga madalas. Sama mahl jookseb igalt poolt läbi. Läbi kogu puu ja toidab neid oksi. Ja see oks, ehk siis siin pigem võrsed on ju, oks on puuga üks. Jeesus on puu ja meie oleme oksad tema küljes. Ja olles temas, olles ühendatud Jeesusega, oleme me temaga samas vereringes. Ma saan aru, et siin ei ole palju selles mõttes uut, et me oleme läbi terve veebruari kuulnud,
aga see on nii hea, et seda tasub veel kuulda. Me oleme samas vereringes ja meil on Jeesusega sama DNA. Nii nagu oks on siis osa puust, oleme meie osa Kristuse jõust. Ja see on identiteedi küsimus, et meil on sama DNA. Me oleme see, kes Jeesus ütleb, et me oleme temaga üks. Sõna ütleb, et kes jääb Jeesusesse, see kannab palju vilja. Ja me kõik tahame vilja kanda. Et Vello tunnistusest, kui Vello rääkis, et 50 aastat on olnud juba Jumala laps. Ja kui me vaatame need viljad, mis on elus tulnud esile, seda on tegelikult nii hea näha ja maitsta ja me saame sellest osa. Ja need on need head viljad. Ja me kõik tahame vilja kanda. Kuna me oleme oksad viinapuu küljes ja viinapuu on Jeesus, siis peaks vili ka maitsema nagu Jeesus. Ehk siis olema Jeesuse moodi, on ju. Et viinapuu küljest me ei oota õuna maitsega asja. Et vili peaks maitsema nagu Jeesus. Ja vili ei ole oksa jaoks, vaid on teiste jaoks, ehkki me saame ju ise sellest osa, et kui näiteks üks vili on rahu, siis meie ju ise seda kogeme, mitte ainult teised. Nii, Alur jagas siis nendest viljadest paar nädalat tagasi. Tuletame meelde lühidalt, mida Piibel räägib sellest viljast, mis maitseb nagu Kristus. Galaatia kirjast 5. peatükk 22-23 salm. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Need on need head viljad, mis maitsevad nagu Kristus. Kui ma jään temasse ja tema minusse, siis ma kannan palju vilja. Nüüd see üks hommik ma märkasin üles lihtsalt, istusin voodi ääre peal ja kuidagi mu seest tõusis see, et kui te jääte minusse, siis te kannate palju vilja. Ja ma mõtlesin, et appi huvitav. Sa ärkad niimoodi sellise mõttega. See oli veel enne, kui ma ei teadnud üldse, et ma pean täna siin teie ees seisma. Aga siis ma otsisin selle kirjakoha üles ja selle peale mõeldes see kõige rohkem, mis minu jaoks nagu oli see hetk, oli see, et vilja kandmine tuleb iseenesest ilma mingi pingutuseta. Et täitsa päriselt. Ma mõtlesin, et ja ma ei peagi kuidagi midagi tegema selleks, et vilja kanda. Kui ma jään temasse ja tema minusse ja kui sa hoolega koristad tuba ja siis sa kannad palju vilja. Ei ole, on ju. Lihtsalt, kui me jääme temasse ja tema minusse, siis ma kannan palju vilja. Et me lihtsalt püsime temas. Ja see vereringe käib läbi ja see on ühine. Ja me saame osa tema üleloomulikust elust keset seda rahutut maailma. Et kui ümberringi on, me ju vaatame uudiseid, ümberringi on möll ja me oleme selle keskel. Ja meil on osa Jeesuse vereringest ja meil on see rahu ja see kannab. Ja me ei pea mitte midagi tegema, et vilja kanda. See on nii lahe. See on mu kõige lemmikum osa. Me peame midagi tegema, aga me ei pea tegema, et vilja kanda. Seda kuidagi ei pressi endast välja. Et sissejuhatus on nüüd tehtud, et nüüd lähme jutluse juurde. Et nüüd ma räägin siis sellest toredast osast, mida te tegelikult teate, aga jälle, kuulame ikka. See osa, mis on meie vastutus. Vilja kandmine tuleb iseenesest,
kui me jääme temasse. Aga temasse jäämine on aktiivne tegevus, mitte passiivne. Ma mõtlesin, mismoodi see passiivne välja näeb. Lihtsalt olen, on ju. See on nagu avamerel triivimine. Lihtsalt vaatame, mis saab. Vaatan, kus ma välja jõuan, kas ma jõuan ja et see on niisugune passiivne. Aga jääge minusse on vägagi aktiivne. Ja see on kestev, jätkuv. See on nagu püsiv aktiivne olek. Ja see on nüüd meie vastutusalas. Ja kuidas ma siis jään temasse? Hoian oma fookuse Jeesusel. Hiljuti ma kuulsin John Bevere ühte väikest sõnumit, kus ta rääkis ja mind see kõnetas, äkki kõnetab teid ka, kus ta nii piltlikult kirjeldas, kuidas näeb välja fookuse Jeesusel hoidmine. Ta kirjeldas seda nii, et sõidan autoga ja kogu minu fookus on liiklusel, kui sa oled roolis. Kogu fookus on liiklusel. Siis vahepeal heidan kiire pilgu, vaatan kõrvale. Korraks kaassõitjaga näiteks vestlus käib. Korraks vaatad, aga sul fookus on kogu aeg liiklusel. Vahepeal korra vaatad spidomeetrit, aga fookus on kogu aeg liiklusel. Ja tema kirjelduses siis see ilmekalt tuleb, et see fookus on kogu aeg liiklusel, see ongi nagu see, kuidas sa lähed läbi elu ja fookus on Jeesusel. Ja see, et ma vahepeal heidan kiire pilgu siiapoole või sinnapoole, need on meie töö ja kohustused, aga tegelikult läbi elu, et kogu aeg fookus on Jeesusel. Mind see kõnetas. Kes jääb minusse ja mina temasse? Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse. Et nüüd tuleb jälle see pühapäevakooli õpetaja, et see praktiliselt on ju. Et kirikus vahest meil on siis selline välja kujunenud selline kirikujutt, kes jääb minusse ja muud sellised ilusad sõnad. Aga päriselt, et kui ma lähen nüüd koju ja punkt A, punkt B, mismoodi ma jään temasse? Kaks punkti, 2 asja. Esiteks, mul on isiklik osadus. Mul on suhe Jeesusega ja minu osa, et ma kannan selle suhte eest hoolt. Et see on see temasse jäämine. Ma kannan oma suhte eest hoolt, ma palvetan, igapäevane palve. Jeesus on minu sõber, ta on minu lunastaja. Ma räägin talle kõik, oma mured, oma rõõmud. Ja see ei ole nüüd selline kohustuse jutt praegu, et tehke nüüd nii või muidu. See on armastuse jutt, sest Jeesus on meie lunastaja ja see on armastuse tegu. Igapäevane palve, ma palvetan, et aitaks mind keerulistest hetkedest läbi ja tänan, kui midagi on hästi läinud. Ja kuna ta on mu sõber, siis suhtlemine tähendab seda, et ma lasen temal ka rääkida. Küsin, kas ta tahab mulle midagi öelda ja siis ootan. Vahepeal lihtsalt olen vaikselt, lasen tal rääkida. Lähedase inimesega koos olles ju ka kogu aeg ei pea lobisema. Et kui sa oled kellegiga, kes on su päriselt sõber, sa ei pea kogu aeg jutustama. Vahel lihtsalt olete koos, vahel üks ütleb midagi või teine ütleb midagi, lihtsalt olete koos. Osadus Jeesusega on täpselt samamoodi. Lihtsalt veedan temaga aega. Panen sotsiaalmeedia müra kinni vahepeal ja võtan aega Jumala jaoks. Palveks, ülistuseks, kellel on võõrad keeled, palvetada keeltes. Et see on see punkt 1, et me lihtsalt palvetame ja teine, täpselt nagu me lugesime, kui tema sõnad jäävad meisse ja seal ei olegi mitte midagi keerulist. Need sõnad ongi piiblis kirjas. Ma loen piiblit ja mõtlen selle loetud sõna üle. Üks lause jälle, mis ma kuulsin kellegi ühe naisterahva jutlusest, et teadlikkus
meie identiteedist tuleb Jumala sõnast. Et see ei tule eriti kuskilt mujalt. Et ta päriselt jõuab siit mõistusest siia, et see teadlikkus sellest, kes me oleme Kristuses. See tuleb Jumala sõnast, Püha Vaim ilmutab. Ma räägin, kuidas mina teen Jumala sõna lugemist. Äkki tuleb mõni hea mõte. Ma tavaliselt püüan lugeda hästi aeglaselt, kodus igapäevaselt ka. Ma loen hästi aeglaselt, et püüda nagu, et mõte jõuaks järgi. Ja kui võimalik, kui ma kedagi ei sega, siis häälega. Vahel ma loen ühte salmi mitu korda, sest et mõte läheb kuskile jooksu ja loen mitu korda. Vahel ma olen teinud niimoodi, et kui näiteks loen hommikul ja mingi koht on niisugune huvitav, nagu kõnetab mind, aga et sõnastus ei pruugi jääda meelde, siis ma pildistan omal selle lihtsalt, et ma tööl saan vahepeal, kui on mingi paus, ma saan korraks ruttu, võtan lahti, vaatan täpselt üle, kuidas see sõnastus oli. Et ma ei mõtleks ise nagu valet sõnastust. Et püüame siis leida selle vaikse hetke ja koha, kus me saame keskenduda sõnale. Kui mul oli oma kogemusest siis, kui mul olid lapsed alles väikesed ja kogu aeg oli nii palju tegemist. Kõik me teame, see ei ole mingi uus uudis jälle, on ju. Kui lapsed on väikesed, vaatad, et sul on aega üldse süüa või magada, on ju. Ja vahepeal siis piibli lugemine jäi unarusse. Ja kui ma siis jälle võtsin sõna kätte, mingil hetkel, kui ma leidsin aega, võtsin sõna kätte ja kui ma siis lugesin, siis see tunne, see oli nii hea tunne. Lihtsalt loed, isegi kui sa loed natukene, selline tunne, et toit. Ja no muidugi oli kosutav ja muidugi oli selline tunne, sest ma olin ju alatoitumises. Muidugi, anna näljasele süüa. On väga hea tunne. Andra rääkis oma jutluses veebruari alguses piibli lugemisest ka, igapäevasest piibli lugemisest ja mingi küsitlus oli, mul ei ole protsent meeles, 18. Et 18% kristlasi loeb igapäevaselt piiblit. 18%. See on tegelikult meie toit. See ei ole jälle, ma ei räägi süüdistavat juttu üldse. Aga ma tegin selle mõtte peale ühe väikese katse. Ma enne näitan uuesti. On ju ilus? Nii, ma tegin ühe katse. Seda oli küll natuke kahju teha. Ma lõikasin ühe oksa ära. Nii, see on nüüd sellest taime vereringest eraldatud. Kas keegi julgeb pakkuda, kui kaua ta on eraldatud olnud, millal ma lõikasin? Ma ei ole veel õiget kuulnud. Täna hommikul ei ole. Reede õhtul. Ta oli täpselt nende teiste moodi. Ja kõik, mis on lihtsalt, tal ei ole ühendust enam, on ju. Ma ei andnud talle mingit, ma ei kuivatanud teda kuskil pliidi peal. Ta oli täpselt selle lillepoti kõrval, laua peal. Mis meiega juhtub? Kui meil ei ole toitu, kui me oleme ilma selle vereringeta. Et vahel võtta visuaalselt niimoodi asi selge, jah? Miks meil süüa on vaja? Natuke kahju sellest lillest. Teda ei anna enam ühendada ka. Kokkuvõtteks siis, et oksale on ellu jäämiseks hädavajalik puu küljes püsida.
ja päriselt ühendatud olla. Kust tulevad toitained ja nii edasi. Ja meil samamoodi. Ja siis see minu lemmikosa, vilja kandmine, on selle ühenduse loomulik tulemus ja vilja kandmiseks ei pea enam mitte midagi tegema. See tuleb lihtsalt ise kaasa. Ma loodan, et see jutt on natukene julgustav. Et meil on eluliselt vajalik püsida Jeesuses ja jääda temasse. Aga ma mõtlesin, et ma teen ühe üleskutse. Et mitte lihtsalt ei räägi sõna lugemisest. Ja üks üleskutse. Ma eeldan, et kõik on siin kõik on väga tublid. Ma tean. Aga võib-olla siis pildiraadio vahendusel keegi, äkki. Kui üleskutse on nüüd selline, kui sinu isiklik osadus Jumalaga on jäänud natuke kaugeks, näiteks, või on sõna lugemine natukene juhuslikku laadi, siis ma pakun sellise mõtte välja. Ei ole 1. jaanuar, aga on 22. veebruar. Ja siit alates võib ka võtta sellise üleskutse vastu. Et loen piiblit iga päev ainult 3 peatükki. Rohkem ei ole vaja. Iga päev ainult 3 peatükki. Püüan olla selles võib alustada Uuest Testamendist. Ja räägin Jeesusega iga päev. Ei pea, et tund aega, ja 3 peatükki läheb ka tegelikult päris kiiresti. Et kui natukene aega võtta, et selline idee, kui keegi tahab, siis ei pea kuskile alla kirjutama, ei pea ennast üles andma. Aga võib oma südames otsustada, kui ma tahan näha vilja oma elus. Kõik me ju tahame. Et siis on võimalik otsustada, et ma loen 3 peatükki ainult iga päev. Tegelikult on päris põnev vaadata, kui mingi aeg läheb mööda, vaata, mis su elus juhtuma hakkab. Ma arvan, et me ise ka imestame. Ma räägin muidugi sellele internetipublikule. See ongi minu poolt siis selline väike julgustus. Et teeme oma osa ära, selle, mis on meie vastutusel, et jääme Jeesusesse. Ajad on rasked. See on põhimõtteliselt meie ellu jäämiseks hädavajalik. Ja siis me saame osa Jeesuse vereringest ja tema kannab meid. Ja viljad tulevad ka veel kõigile lisaks. Amen. Suurepärane, Angela. Nüüd me teame, et üks jutlustaja on meil jälle rivis olemas ja teenimas kogudust. Ma arvan, et need visuaalsed pildid on just need, mis kõige paremini meelde jäävad. Et lõika oks ära ja sa näed, mis temaga juhtub ja tuua paralleel. Aga Jeesus ise kasutas tähendamissõnu väga sageli. Ta just nende kaudu püüdis rahvale selgeks teha Jumala riigi saladusi. Ülistajad, olge head ja tulge ülesse veel ja täname Issandat, aga väga hästi, Angela, oma koolidirektorile ütle, et asi on tehtud ja ma kinnitan direktorile, et see oli suurepärane jutlus. Aga see on ka üleskutse, mis Angela tegi muidugi lugeda piiblit, aga kontekstis piiblikooliga. Et see ei ole mõeldud ainult teismelistele või noortele, see piiblikool. Ta on mõeldud igale kristlasele, kes soovib kasvada Jumala sõnast, Jumala sõna tundmises ja praktiliselt ka. Nii et kellel vähegi on mõtteid olnud, et see kuidagi kõnetas ka mind, siis ilmselgelt on see võimalus alati olemas, andke märku. Piiblikool tegutseb aasta ringi, käiakse vahel koos, vahel Zoomi kaudu on mõned loengud, aga see ehitab ülesse. Ja sa võid olla 70+, 60+, 50+, 40+. See kõik on täiesti võimalik, see osalemise pool. Nii et täname Jumalat, tõuseme koos ja kiidame teda veel kiituse lauludega ja meie ülistajad siis.
jõgi, mis voolab Jumala trooni eest, jõgi, mis voolab ja kannab elavat vett. Ja kannab elavat vett. Jõgi, mis voolab seal, kus on janune, seal jões on elu, sa tule allikale. Sa tule allikale. Jõgi, mis voolab. Jõgi, mis voolab Jumala trooni eest, jõgi, mis voolab ja kannab elavat vett. Ja kannab elavat vett. Jõgi, mis voolab seal, kus on janune, seal jões on elu, sa tule allikale. Sa tule allikale. Sa tule ja joo, Jumala jõgi on siin. Sa tule ja joo, eluvee jõgi on siin. Sa kummarduda palge ees, sa tule sõber allikale. Seal jões on elu, seal jões on rahu, sa tule allikale. Jõgi, mis kannab värskendust väsinuil, jõgi, mis annab elu, kes leige ja tuim. Elu, kes leige ja tuim. Jõgi, kus puhtaks ja andeks saavad kõik, seal jões on elu, sa tule allikale. Sa tule allikale. Sa tule ja joo. Sa tule ja joo, Jumala jõgi on siin. Sa tule ja joo, eluvee jõgi on siin. Sa kummarduda palge ees, sa tule sõber allikale. Seal jões on elu, seal jões on rahu, sa tule allikale. Sa tule ja joo. Sa tule ja joo, Jumala jõgi on siin. Sa tule ja joo, eluvee jõgi on siin. Sa kummarduda palge ees, sa tule sõber allikale. Seal jões on elu, seal jões on rahu, sa tule allikale. Kõik vajame kaasa tundmist, üht armastust, mis kestab. Las langeb sinu arm. Kõik vajame andeks andmist, päästja sinu heldust. Me rahva lootus. Päästja mäed võib paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta,
võimas Jumal on ta, Jehova, lunastuse looja. Hauast tõusnud on ta, hauast tõusnud on ta. Mind võtta nagu leian kõik mu vead ja hirmud. Taas mind täida sa, sul oma elu annan, usaldan sind kõigest, mis mulle armas. Päästja mäed võib paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauast tõusnud on ta, hauast tõusnud on päästja. Päästja mäed võib paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauast tõusnud on ta, hauast tõusnud on ta. Näita valgust, lastneb kogu maa. Lauldes austus üles tõusnud kuninga. Jeesus, näita valgust, lastneb kogu maa. Lauldes austus üles tõusnud kuninga. Jeesus, näita valgust, lastneb kogu maa. Lauldes austus üles tõusnud kuninga. Jeesus, näita valgust, lasneb kogu maa. Lauldes austus üles tõusnud kuninga. Päästja mäed võib paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauast tõusnud on ta, hauast tõusnud on ta. Päästja, päästja, mäed võib paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauast tõusnud on ta, hauast tõusnud on ta. Halleluuja, hauast on ta tõusnud, tema valitseb, tema on kuningate kuningas. Suur tänu teile kõigile, kes te olete olnud täna osa Jumala teenistusest ja järgmine pühapäev jälle võimalus tulla, kui Jumal päevi kingib. Aga nüüd on kõigil võimalus siis olla osaduses ka kohviku poole peal. Aga kes peab tõttama, siis soovime ikka läkitada teid teele issanda õnnistusega. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja olgu sulle armuline. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.